Tere tulemast tagasi, head sõbrad. Nüüd me hakkame rääkima ühest selle suve suurejoonelisemast ja enneolematust suvelavastusest, mil nimeks Seto Odüsseia ja see on rockmuusikal. Esietendub ta 30. juulil keset Lõuna-Eesti maalilist loodust ja Vana-Kreeka epos, kus tulevad lavale kümned näitlejad, tantsijad, lauljad, leelokoor ja juuksed ära kaotanud Anne Veesaar, tere! Tere! Ja tere ka lavastajale Elinale. Tere! Nii, rääkige nüüd siis see lugu lahti, et kuidas meil on nüüd olukord niimoodi, et juulis see alles ju jõuab siis sinna imelisse kohta, kus teda mängitakse, aga Anne juba peab olema kiilakas. No midagi ei ole teha, tegemist on väga karmi lavastajaga ja et oleks selge, missugune ma siis juulikuus välja nägema hakkan, tuli juba varakult tekitada endale kiilas pea, et kuidas see siis sobib kostüümiga, kuidas see sobib kogu ülejäänud seltskonnaga, kuidas see sobib rolliga. Et midagi ei ole teha. Ameerika näitlejad söövad ennast jämedaks, näljutavad ennast peeneks, teevad kõike. Mis see üks juuste mahaajamine siis on? Need kasvavad tagasi. Anne võtab seda väga rahulikult, aga Elina vaatab sellise näoga, et jah, tal on täitsa õigus. Ma niimoodi ütlesin talle ja sina näitled, mina lavastan. Jah, et ma ei öelnud talle, et pista pea ahju oleks ka pannud. Aga see on ikkagi, tean, puhas selline method acting. Et tal oli vaja juustest vabaneda, et jõuda selle rolli, ta mängib kirket, väga saladuslikku ja veetlevat nõida, kelle juurde Odysseus oma eksirännakutel satub. Ja et ta leiaks selle nõia endas, siis pidid juuksed minema ja mul on väga hea meel, et Anne on nii pühendunud näitleja, nagu ta on. No vot, Anne ei ole varem siis nagu ilma juusteta niimoodi laval olnud ja tegelikult ma saan aru, et on ka kogu see kupatus on midagi sellist, mida Eesti teatris varem nähtud ei ole, et see on sul küll vist 8. lavastus, eks ole, aga esimene muusikal ja vabaõhuetendus, mis selle siis nii suureneks teeb, et me ju ei valeta, kui me ütleme, et me teeme midagi, mida varem tehtud ei ole. Absoluutselt. Mis selle suureks teeb, on vist kõik see kokku, see mastaap. Ta on setokeelne muusikal, sellele on loodud originaalmuusika, Mattis Leima on teinud muusika, meil on vist 17 originaallugu seal. Praegu salvestatakse plaati. Töö käib sektsioonides, selles mul on meie koreograaf Piret teeb kõik selleks, et valmivad tantsud, õpitakse laule, minul käivad proovid näitlejatega, valmivad kostüümid ja pluss mängupaik on täiesti uskumatu. See on Luhamaa piiripunkti ligidal Anžeelika mahetalu ja see loodus, selle nagu on näha. 2 saarel käib mäng, ees on 23 meetrit lavapinda, inimesed istuvad kallaku peal. Meil tuleb sinna viljapõld, et lihtsalt, kui ma juba kuulan ainuüksi seda muusikat, minul on ihukarvad püsti ja ma näen väga tugevalt seda, kuidas ta hakkab tööle, kus tuleb ratsanik, kus tulevad need, et põnev on. Nii, ja ikkagi Seto värk on ka ju. Ma saan aru, Anne, sina oled Seto, jah, sest et see käib ema liini pidi ja minu ema oli puhas Seto ja järelikult olen ka mina, kuigi mu isa oli mulk, aga see segu Seto ja mulgi segu, see pidi päris hull olema, nii et näete mu välimus. Ja see idee midagi nii suurt ja vägevat teha koos Elinaga tuligi, ma saan aru, Anne sinult või sinu kaudu? Ja see tuli tegelikult juba pea 10 aastat tagasi, kui ma kuulasin Zetode bändi plaati ja seal oli üks lugu, Sõda on lännu sõudemahe ja see lugu tundus mulle, et see on ju nagu muusikali lugu, seal on nagu terve narratiiv, terve jutustus, millest see räägib ja läks aega, mis läks, ütlesin Kauksi Üllele kirjuta üks setokeelne muusikali libretto ja kuna me tegime Elinaga koos üht tööd ja Elina oli minu vastu väga karm ja nõudlik ja mulle see hästi sobis, siis ma siis ta ei käskinud mind veel kiiloks ajada, aga siis ma pakkusin Elinale ja Elina luges läbi mõistmata sõnagi seto keelt, ma ei tea, mis ta sellest aru sai. Siis ma tegin talle veel ka tõlke ja ta oli päri. Kas ta oli päri enne tõlkimist või pärast? Ikka pärast, mulle tundub.
või ma ei mäleta ka. Või tundus sulle see idee nii uhke? See idee ja see teostus, mis sa kõik tahtsid, et mis seal võiks olla, juba see oli väga impressive. Ma ei ole kunagi muusikali lavastanud, aga ju hinges ikka mõtled, palju muusikali ikka aastas tehakse, no ei tehta. Pigem harva, jah. Ja kui sulle pakutakse, julge hundirind on karvanöö ja haavleid täis, aga ma olen nõus kõik vastu võtma. Aga kusjuures mina ei kardaks, seto keelest on väga lihtne aru saada. See on eesti keelega ülimalt sarnane, natukene kohati viskab soome keelt sisse ja Kauksi Ülle kirjutatud üpriski mahlakad naljad on väga arusaadavad, et võib-olla jah. Mina jätan oma ühe teksti ütlemata, mis... Nähes teie dünaamikat, siis mulle tundub, et kõik klapib. Et isegi kui sa mitte midagi aru ei saanud, siis sobib, et seda lavastad. Aga keeleõppega niimoodi, et näitlejad peavad ka ju keelt rääkima ja sinul kui keelevaldajal on ikkagi ju alati hea teada, kas saadakse aru või mitte. Et kui sa paned meile mõne sõna ette ja me proovime pakkuda, siis sa võid vaadata, kui mööda me paneme. Et seda sa mõtled, see võib nagu publiku katse ka natukene. Et ikkagi, kas publik ka midagi aru saab, et võtame esimene sõna ette, meil pole õrna aimugi, mida siis pakutakse ja mida arvama peab, aga see on siis varjokaetus või? Noh, nagu varikatus. Varjualune, ma ütleks mina kohe esimesena. Varikatus, eks ole. Ja mis ta muu, ma arvan, et me oleme 100% õigel teel. Ei ole, te ei ole õigel teel. Katusega ei ole midagi. Milline kaotus siis? Kaotusega ei ole pistmist, katusega ei ole pistmist. Olgugi, et see ei ole õige vastus, ma pakun ikkagi varikatus. Aga varjuga võite juba hakata liikuma kuhugi poole. Varjo, nagu vari. Nagu vari, ongi vari, et kui palju siis see vari ära katab. Kas ütlen õige vastus? Ütle. See on peegel. Õnneks seda sõna meil muusikalis muide ei ole. Nii et ülejäänust te saate kõige seda. Me poleks aru saanud. Vaatame, kas järgmisest saame aru või? No, nii, selge. Vaatame veel. Noh, see on ju Robi. Sa vana tiranik. Tiranik on mingisugune ikkagi tegelinski. Me ei ole negatiivne tegelane. See on nimisõna. See on praktiline ese. See on vikat. Ei ole. Tiranik. Ma arvan, et vikat ongi vikat. Haamer. Tiranik. See on praktiline ese. Sa kasutad seda, kui tuled saunast või kui tuled ujumast. No me ongi juba saunarätik või käterätik. Tiranik on käterätik. Ja ka seda sõna ei ole muusikalis. Samas ma arvan, et ta võib ka olla sõimusõna. No ta võib kõlada natukene kahtlaselt, aga ta ei ole kahtlane. Nii, ja nüüd tuleb veel üks põnev. Ja nüüd me saame hakkama ja see on vana ja ütle ise. Ja see on omadussõna. Seerpkaline. Seerpkaline, jah. See on seest siiru-viiruline, see on mingisugune omadussõna, mingi selline... Hakkab minema sinna poole omadussõna. Ma ütlen, et see näiteks käib sellise, mäletate neid Muhhina disainitud neid 200-grammiseid klaase? Jah. Missugused nad olid? Jah, siis nagu kandiline. Jah. Kandiline, väga hästi. Kuule, palju õnne, sa vana tiranik. Aga eile proovisin mina teada veel ühe sõna, mis käkkima. Mis on käkkima? No sa käkid midagi ära korralikult. No ei ole. Ei olegi. Käkkima on... Ma ütlesin Elinale, et ma otsin selle šokolaadi üles, mis ma eelmises proovis ära käkkisin. Ja ta mõtles, et ma olen selle šokolaadiga midagi teinud. See tähendas, ma peitsin selle ära. Käkkima, peitsma. Ma käkkisin ära selle šokolaadi, see oli alles, sest ma käkkisin ta ära. Ja me sõime seda šokolaadi. Tundub midagi väga hea, mis keeles nagu lapse juures, kui rääkida, kui ei taha öelda, meil kodus jäätist on tegelikult. Et ma käkkisin selle ice cream'i ära. Just, väga hea. Väga tore. Tõesti, selles mõttes on suur ettevõtmine, et ehitatakse vägevasse kohta, vägev asi üles ka, aga tõesti sa korra mainisid ka, et viljapõld on selle tarbeks siis külvatud, vilja on külvatud juba maha. Ja kuidas see nüüd on siis läinud ja kuidas üldse olete kindlad, et see sealt hakkab idanema ja mis see toimub? No vihma sajab, ilm on soe, hilid ärkab. Peaks aitama, jah? Peaks aitama, aga sellega oli üks lugu, mis ma eile proovis rääkisin, mida rääkis siis meie libretto autor Kauksi Ülle, et temale oli helistanud üks põllumees ja öelnud, mis nalja te teete seal. Hakkate seal viljapõlluse sullama. Ma olen kuulnud, et see ei käi nagu nüüd, et
toiduga niimoodi ja viljasaagiga ja viljaga niimoodi ei möllata, aga tegelikult seda kasutatakse, seda viljapõldu, see on dekoratsioon ja seda kasutad väga delikaatselt. Väga delikaatselt ja me lubame, kuna meil on 10 etendust, siis me ei saa lubada seda, et veli lamandub pärast esimest etendust, et 9 on ikka veel ju teha. Et ta on sümbol, ta on Itaka üks osa, ta on kõik see, mille juurde tegelikult ka Odysseus tagasi tuleb, oma poeg, oma Penelope armastatu, see kodumaa muld, kodumaa vili, see, mis sind tagasi toob. Ja Itaka on see siis see saar, kus Odysseust oodatakse ja kuhu ta lõpuks koju jõuab. Ma olen üsna kindel, et kui see kaunis kohalik noormees või härra saaks mõne pileti lavastusele, oleks tal ka täitsa okei lasta sellel Viljasel teha oma asju. Oli see väike soovitus. Igatahes Seto Odüsseia 30. juuli Aleksandri puhkekeskuses ja ainult 10 korda. Angeelika puhkekeskus. Ja kuigi see sõna on talu, siis võib jääda mulje, et lauda nurgas tehakse midagi. Ei, see on vabaõhuteater, see on areena, see on amfiteater. Taevas on laeks ja kulissideks on metsad. Vägev, igal juhul, see kõlab vägevalt, see saab olema vägev ja me oleme väga tänulikud, et te meile külla tulite, nii et palju edu. Aitäh. Ja sõbrad, minge siis ruttu pileteid napsama. Aga selleks, et aimu saada, mida te siis hakkate kokku panema, olete toonud ka väike sampsu meile siia televaataja jaoks koos tantsijate ja solistiga, nii et palun, lava on teie. Tuli üles hummokulla Varrainne valgeta, pääle pikkä päiväjala, kängeala aujala. Lätsiks vällemä kiaumahe kõndima. Löydset sõri söödükese, varjolitse varigu. Ima kiau kutsma, moja maama minna manitses, pannu maida valtsema, mõrese aast kuning poigile. Ma olin maie pidaja, õi suuri saali himenda, ma tahai kuning poigile, tahai ma määneski võtin ja püüle. Ilmaillos päevevallus, tähes saie taivast taada, päevast pilvi perele. Hei, istiks ilma vere peale, kulja kuhu poolele. Poole ilma ilosta, poole valda valista. Ima kiau kutsma, moja maama minna manitses. Pannu maida valtsema, mõrse aast kuning poigile. Ma olin maie pidaja, õi suuri saali himenda. Ma tahai kuning poigile, tahai ma määneski võtin ja püüle. Ilda ysema, tahtse olla taivaste takka, jäi pilvi peräle. Piilinik lehmä nysmä, sylge suure söödüle. Hüppühaina rõugumano, kulda kua lävele. Küll siis linik nyssul lehmä, süles söödü haina saa. Hüppühaina rõukuhit, kuld kua kaunistas.